Tere tulemast tagasi kõik ekraani taga olijad ja ka siis siinsamas saalis olijad. Kutsun teid tagasi. Minu nimi on Kaevats, Kultuuriministeeriumi kultuuriväärtuste osakonnast. Minu meelest meil on ülipõnev päeva esimene pool olnud, kus me siis saime teada ja rääkisime läbi selle nii-öelda selle suure ülesande või selle suure majanduse ülesehituse, ühiskonna ülesehituse ja selle eesmärgid. Siis läksime tänavale ja rääkisime sellest, milline on siis elav, aga ka tegelikult kestlik ja vähese heitega meeldiv tänav. Ja ma ütleks, et nüüd me tasapisi jõuame, nagu oleme seal tänaval, aga hakkame tasapisi minema sisse majja. Ja kui siin varasemalt on esinejad öelnud, et nende sünnikoht või on olnud Viljandi, siis minu juured on Saaremaal ja Hiiumaal ning seetõttu on mul väga hea meel tutvustada Muinsuskaitseameti Saaremaa insenernõuniku Üllar Alevit, kes räägib meile siis maja renoveerimist. Ta palus eraldi rõhutada, et soojustamisest ei hakka rääkima, nii et millest sa siis räägid? Tere! Küsimusele kiirelt kohe vastates kavatsen rääkida pigem sellest, mida teha vana majaga, et see uuesti siis kasutusele võtta, kui ta on millegi pärast jäänud seisma, kasutuseta, elaniketa, ja mis on need probleemid, mis seda kasutusele võttu võiksid piirata. Ja see, et ma töötan Muinsuskaitseametis tänase ettekande kontekstis, ei olegi väga oluline. Alustame sellest, et mis on mõnus kodu. Võib-olla miinimumtingimustest võiks ju alustada, et me eeldame, et kodus on soe ja mugav olla, et meil on seal piisavalt ruumi, ja teine võib-olla eeldus lisaks soojusele kaasaegsele inimesele on kaasaegsed pesemisvõimalused, et meil on vesi sees, see on soe ja see läheb ka ise välja majast. Et ma ei tea, miks nüüd see juhtus, aga ma ilmselt lähen siia nuppude juurde tagasi, kuna nii, ma olin siin. Mis teha? Oleme siin. Soojus, valgus ja pesemisvõimalused, aga tegelikkuses konkreetsemad eelistused sõltuvad elanikest endast. Kus nad pärit on, kas nad on sündinud maal, linnas, elanud korteris, eramus ja ka selline eelistus, et kas tema töökoht on kuskil kontoris või on see samas kodus, kõrvalruumis või koguni magamistoas mõnel. Siis meie eelistused hooldusele ja puhastusele on samuti erinevad. Mõnel inimesel ei jäägi muud üle, kui panna klinkerplaat põrandale, kuna see on kõige lihtsamini puhastatav. Ja puitpõrand langeb selle tõttu valikust välja, et seal on praod ja kuhu läheb tolm ja see on talumatu. Ühtlane temperatuur. See on see vastuseis, miks mõned ei taha talumajja ja ahiküttega elu juurde minna, sest temperatuur kõigub päeva lõikes. Selle vastukaaluks on vanad reheahjud, mida on väga vähe alles jäänud. Vastukaal tuleneb sellest, et selle ahju mass on väga suur ja see hoiabki sooja paar päeva, selle asemel, et väiksem ahi pool päeva. Nii, aga minnes siit edasi, et kui me vaatame maja remonti kui tervikut, siis sellel on erinevad osad. Kõigile on ilmselt oluline välimus. Ma loodan, et kõigile. Et sellepärast ma panin sellega siin skeemil keskesele kohale. Uuendada värvkatet, paigaldada puuduvaid interjööri ja eksteriööri detaile,
tagada, et uksed avanevad, sulguvad ja on ilusa välimusega, klaasid terved. Aga oluline on ka turvalisus, lisaks siis mugavusele, kulude kokkuhoiule ja loomulikult ka hädavajalikule remondile. Et alustaks võib-olla sellest hädavajalikust, et kui meil ikkagi küttesüsteem on rikkis, on mingi veeleke, siis ilmselgelt me peame sellega kohe tegelema, et üldse edasi elada. Samuti elektriseadmed, kui midagi ikkagi sädeleb, tekitab tuleohtu, siis me instinktiivselt juba tahame selle kohe korda teha. Jõuame nende seadmetega turvalisuse juurde, et kellele rohkem, kellele vähem on oluline automaatika. Näiteks mina tegin koridori automatiseeritud valguse, et astun tuppa sisse, ma ei pea oma kinnastega otsima lülitit või midagi sellist, see süttib ise. Magamistubades muidugi ma seda ei taha. Varakaitse, olulisem eelkõige just linnades, et meil autod oleks hoovi peal valvatud ja võõrad meie hoovi peale ei tuleks või siis oleksid jälgitavad. Samamoodi turvalisuse alla käib see uste automaatselt avanemine, et tuleb keegi tuttav sugulane, me ei pea talle võtit andma, me saame võib-olla ukse eemalt lahti teha. Aga paljud meist ei soovigi sellist mugavust. Et see sama automaatika jõuab nüüd mugavuse alla, sellega me saame väga palju väga erinevaid asju reguleerida, alates siis valgusest, küttest, ventilatsioonist, sealhulgas tuvastada siis igasugused ohud nagu suits, tuli, ving, veelekked. Automaatikaga saame tagada värske õhuruumides, seda kontrollides pidevalt. See omakorda jõuab ka kulude kokkuhoiu juurde, et me ei pea tagama standardiga määratud õhu vahetushulka, vaid me võime teha seda nõudluspõhiselt, et kui meil majas inimesi pole, siis automaatselt õhuvahetus väheneb, sellega vähenevad kulud. Mõni tahab ka kardinate juhtimist, et päeval on ees ja mingil muul perioodil eest ära. Kodusel kinoõhtul kardinad tulevad ette koos teleka käivitusega, miks mitte. See mugavus. Ja nagu ma eelnevalt mainisin, siis see sõltub meie taustast, meie valikutest. Aga loomulikult on oluline ka hooldus- ja remondikulude vähendamine, et me peaks võimalikult harva hoonet üldse remontima, värvima, hooldama, mis iganes kontekstis. Minnes edasi, siis vaataks seda protsessi, et kui me hakkame maja korda tegema ja planeerima, oletame, et meil on leitud üks vana maja, mis on sellises halvas või keskpärases seisus, et siis on meil vaja terviklikult see läbi mõelda. Kõigepealt peab olemasolev seisukord üle vaadata, nii ise, et kujutleda ette enda eesmärke seal, kui ka spetsialistiga, kes näeb võib-olla varjatud puuduseid, ohukohti. Seejärel tuleb enda jaoks sõnastada eesmärgid, et mida me saavutada tahame. Olen soovitanud teha selline lihtne käsivisand, kus on sisuliselt maja välisseinad ja võib-olla ka kandevseinad peal, võib-olla ahi peal, mida ei saa liigutada muuta, ja hakata sinna kritseldama iga uue koduomaniku elaniku eelistusi. Kes tahab ühte nurka voodit, kes teise nurka, kes tahab avatud, kes kinnist kööki, kes tahab 3 WC-d, kes lepib ühega. Tulebki võib-olla 10 eskiisi. Ja nendega siis omavahel vaielda ja siis minna arhitekti juurde edasi. Sellest kõigest sõltuvad meie enda mugavused, energiakulu ja see protsess ise ongi planeering. Minnes nüüd järgmise etapi juurde, siis vanast majast on projekteerimise käigus või sellele eelnevalt oluline üleliigsed või väga hullus seisus osad juba eemaldada. Mittevajalikud viimistluskihid, mingid kipsplaadid, mis on juba purunenud, ripplaed, mida ei taha enam, küttekolded, mida restaureerida või taastada ei ole võimalik, mittekandvad seinad, mis kindlasti ei sobi meie põhimõtetega, näiteks väike maja on tehtud korteriteks, me tahame seda teha jälle ühe pereelamuks, siis mingisugused vaheseinad tuleb maha võtta, mingid vanad ukseaugud avada, et see tasub juba teha projekteerimise käigus, et teada saada, mis on tegelik olukord.
Eesmärkide korrigeerimine, et kui me oleme neid avamisi teinud, avastame, et üks nurk on väga halvas seisus, tuleb ringi teha, oletame, et mingis vanas arhiividokumendis on seinad kõik määratud palkseinteks, aga tegelikult saame avades teada, et pooled on sõrestikseinad, siis see võib tähendada, et meil tuleb see esialgne eskiis ringi mõelda vastavalt tegelikule olukorrale. Ja siis me jõuamegi reaalse projektini. Ilmselgelt on vajalik arhitektuurne ja elektriprojekt, kui me põhjalikumat tööd ikkagi teeme, ja tegelikult ka ventilatsiooni, veekanali projektlahendus, et need ikkagi oleks töökindlad ja läbimõeldud. Ja ma olen siia alla pannud ühte kollaseid tegelasi. Tasub võtta aega, magada sealhulgas, vaadata uuel päeval, uuel nädalal oma eelnevaid mõtteid uue pilguga, konsulteerida tuttavate, naabrite, spetsialistidega, kirjutada märkmeid, täiendada projekti. Siis ongi parim tulemus on loodetav parim tulemus. Ja loomulikult hoolikas ehitus, midagi ei üle. Ja ehituse käigus dokumenteerida pidevalt, et pärast tuleks teada, millises seinas, millised kaablid on näiteks, mis on hiljem peidetud. Kui me tegeleme energiatõhususe parandamisega, alguses küll vihjati, et soojustamisest ei räägigi, räägime energiatõhususest üldisemalt. Et üldiselt, kui just toetust ei pakuta või siis mõni energiaallikas raskesti kättesaadavaks ei muutu, näiteks gaas, ei pakuta enam mingi hetk või on liiga kallis, siis ainult energiatõhususe pärast me tavaliselt renoveerimistöid ette ei võta. Üldiselt on tööde ajendiks midagi muud. Näiteks mingi tarindi kasutusaeg on läbi saanud, palksein on mäda, see on vaja lihtsalt asendada või kivisein on hakanud varisema ja tavaline hooldus enam ei aita. Mugavus. Majja tuleb uus omanik, nagu teie, kes leisite vana maja, ja tahate seda nüüd kasutusele võtta nii, nagu teile meeldib. Te ei talu enam seda jahedat põrandat, vaid tahate uue omanikuna soojasid põrandaid näiteks. Et siis te peategi tegelema hoopis mugavusega, vähendama tuuletõmmet, külmakiirgust ja parandama elutingimusi. Siseõhu kvaliteedi parandamine. See ongi see õhuvahetus, lõhnad, näiteks köögikubu. Eelmine omanik on saanud hakkama ilma, kõik toad on praehaisu täis, teda see ei häiri, teid uue omanikuna see juba häirib. Kinnistu väärtuse säilitamine. Neid nõukogude ajast remontimata hooneid on ju küll ja veel, kus vanem generatsioon täiesti rahulolevalt sees elab, aga noorem generatsioon vaatab seda maja, et siin küll elada ei saa. Ja ühest küljest selle energiatõhususe parandamise sildi all, mis hõlmab ka kõiki muid töid, parandatakse või suurendatakse kinnistu väärtust. Ja ka tehnosüsteemide normaalne vahetus, perioodiline uuendamine on ajend suuremateks töödeks. Et meie keskküttekatla eluiga lihtsalt saab 20 aastaga läbi ja see on vaja asendada ja sellega seoses on vaja veel teha võib-olla mingeid kohandusi. Ja siin ongi see koht, kus vaadata laiema pilguga, et okei, me asendame selle keskküttekatla, aga äkki me tahame ka radiaatorkütte pealt minna põrandakütte peale üle, sellega seoses põrandaaluse soojustada ja siis, kui põrandad on juba soojad, äkki siis tegeleme akendega ka, et need tuult läbi ei lase. Et niimoodi see asi tegelikult areneb. Et ajend ei ole see, et me hakkame lihtsalt seinu soojustama tavaliselt. Ja selline ühe komponendi muutmine toob ka muid asju kaasa. Näiteks, et kui me muudame oma kütmisviisi, lähme ahjuküttelt üle soojuspumbale, siis ahiküttega seotud õhuvahetus kaob ära. Meil läheb sees umbseks, me peame kas akna kaudu tuulutama hakkama või siis mehaanilise ventilatsiooni paigaldama, et me üldse värsket õhku kuskilt saaksime. Nii, siiamaani rääkisin hoone keskselt, et mida me konkreetselt hoonelt tahame, mida me ise ootame. Aga ennem kui hoone üldse leitakse ja sellele pilk peale pannakse, on uuel omanikul sageli eeldused linna kontekstis siis linnalt, maapiirkonnas siis omavalitsuselt, naabritelt. Et
räägime linna kontekstis, eeldataksegi ikkagi, et seal vana maja ümber on kaasaegsed kommunikatsioonid olemas. Vesi on elementaarne, kanalisatsioon samuti, side saab õhu kaudu, aga parem on kaabliga, eriti nüüd, kus on juba kiiret ühendust vaja, siis oleks hea optiline kaabel. Ja miks mitte linnas kaugküte, et see on kõige lihtsam lähenemine oma soojavajadust tagada. Toimiv tänava sadeveesüsteem, sellest ma räägin veel täpsemalt, näiteks Kuressaare kontekstist, kus need pildid on tehtud, on see kriitilise tähtsusega. On tänavad üsnagi olulise liikluskoormuse ja kesklinna lähedal olevad tänavad, mille ääres on maju, mis ei ole kasutuses, sellepärast, et seda teed ei tehta korda. Näiteks see ülemine pilt, näete, siin on porilomp tee ääres, see märk on pandud sellepärast, et autod sõidaksid eemalt läbi, et see porilombist tuleb vesi ei pritsiks seinale, sein on märg. Ja seda maja ei saagi kasutusele ennem võtta, kui see porilomp on eemaldatud. Sest ei ole mõtet lihtsalt teha tööd, kui see ei säili aastatki. Või siis see ülemine pilt, see on võetud Google'ist paar aastat, päris mitu aastat oli maja kaetud kilega. Sama põhjus. Lihtsalt see tänava pori, mis on lahendamata, pritsib hoonele, seda hoonet ei ole võimalik kasutusele võtta ja see maja on senikaua kile all, kuni tee korda tehakse. Siin all on jällegi kolmas maja, poolest saadik märg, siin on suured porilombid pidevalt, vesi ei voola kuskil ära. Või siis võtame natuke teistsuguse olukorra. See puu on linnamaa sees. Maja on erakäsutuses, küll katus on vahetatud, aga seda maja nagu kasutusele hästi ei saa võtta, kuna puujuured lihtsalt lammutavad seina. Linn peab andma nõusoleku, et see puu ära võtta, siis saab majaga edasi minna. See ongi see, et eeldused linnale on väga mitmesugused. Ma olengi siin välja toonud, et see sadeveesüsteem, sealhulgas võimalus liituda sadeveekanalisatsiooniga, et minu arvates on väga vale lähenemine, et katuselt ei tohi sadevett tänavale juhtida. Aga kus sa selle tänavapoolse sadevee katuselt siis juhid? See on täiesti jabur nõue paljudelt linnadelt, et sellega tuleks pigem tänavaehitusega arvestada, et see on normaalne, et see sealt alla tuleb ja tänavalt siis tuleb ära juhtida. Sadevee kanalisatsiooniga liitumine vajadus on sellest tulenevalt, et mõnes piirkonnas ongi majad madalates piirkondades ja keldrid vett täis, aga kui neid keldreid veest tühjaks ei saa, kuskile seda juhtida ei ole, sadevett tavalisse kanalisatsiooni juhtida ei tohi, siis ei saagi maja kasutusele võtta ennem, kui seda võimalust ei ole. Ja linn on ju ise selle tekitanud, et maja on uppunud sageli. Kraavid kinni aetud, mingid teedelt valguvad veed hoovidesse, et see ei ole ju omaniku teema. Sõidutee kõrguse vähendamine, et kui meil sokli kõrgus on juba 0 või -30, siis ilmselgelt maja omanikul ei ole seal enam midagi teha. Tema peab maja maha võtma ja uuesti tegema, ta ei saa seda lihtsalt kasutusele võtta. Kõnnitee korrastamine, rajamine. See on ühest küljest jällegi maja tervise küsimus, teisest küljest turvalisus, võimalus liikuda, millest eelkõnelejad pikalt kõnelesid. Samasse valdkonda kuulub tänavavalgustus ja tänavavalgustus ka kusjuures läbimõeldult. Olen näinud versioone, kus tänavavalgustuspost on pandud vana maja ukse ette. Kellel tuli selline geniaalne idee? Et see tuleb ka läbi mõelda ja sellest sõltub maja kasutuselevõtt. Lagunevate kolevmajade lammutamine, see on see piirkonna atraktiivsuse küsimus. Et kas meil on huvi see kolemaja kõrval olev maja korda teha? Me ei taha ju endale sellist naabrit. Siis liikluse suunamine sobivatele tänavatele, et kui on kitsad, liiga suure liikluskoormusega tänavad, siis sinna äärde pigem ei osta. Ja ma toon isikliku näite. Mina ostsin maja selle teadmisega, et lähiaastatel tehakse ümbersõit ja liikluskoormus minu maja kõrval väheneb. Ma teadlikult ostmisel juba olin seda lugenud ja sellega arvestanud. Sellega läks natuke rohkem aega, aga nüüd see on juhtunud ja protsess vaikselt liigub. Aga see on eeldus. Liigume edasi ja selle sama vee probleemi juurde. Puitmaju ja tegelikult ka kivimaju kõige rohkem kahjustab vesi ja niiskus. Vandaalid on tühised tegelased. Et vett tuleb igat pidi püüda, vältida ja eemale juhtida.
Üldjuhul on nõue, et sokli kõrgus võiks olla vähemalt 30 cm, seda eriti puitmajadel ja kalded hoonest eemale. Ei saa olla, et kõnniteekalle või teekalle on maja poole, see jällegi see linna probleem või naabri probleem, temaga tuleb ka sageli kokkuleppele saada, kui hoone on krundi piiril, nagu linnas sageli on. Loomulikult veega enamikule seostub katus, et see peab olema veepidav, see on ilmselge ja see tuleb teha korralikult, praeguseks on paljud katused vanadel majadel amortiseerunud. Toimivad ja puhtad vihmaveesüsteemid tähendab iga-aastast jälgimist ja hooldust ja see hõlmab tervet pikka protsessi vihmavee liikumisest, alates siis katuselt neeludesse, katuse liitekohad, sealt lehtritesse, rennidesse, torusid pidi alla ja eelistatult siis sadevee kanalisatsiooni. Ehk siis maapinnal on mingid lehtrid, kust juhitakse vesi hoonest kaugele, mitte et immutatakse vundamendi kõrval pinnasesse. Viimasel juhul on meil vaja drenaasi, aga seda on ka vaja kuskile juhtida. Ja paremal poolsel piltidel on selline lihtne uuendus, et varem oli vihmaveerenn selline kõver ja läbi vajunud, näete, et siin tegelikult vihmaveerenni kõige kõrgem koht on toru juures, kõige madalam koht siin keskel, siin on toru üldse katki ja siis kõrgem koht ka, et ilmselgelt see ei toimi ja see rikub meie fassaadi, seda ei ole hooldatud. Ja tuleb tagada uute lahenduste juures konstruktsioonide tuuldumine, nii fassaadi taguse tuuldumine, katuslae vahed, põõning, mis ongi eelistatult, et see on külm ja tuulduv, siis on võimalik kontrollida lekked õigeaegselt avastada, samuti kui meil on alt tuulutatav põrand, siis ka põrandaalune peab olema reaalselt tuulduv. Tuleb läbi mõelda aurutõkke ja ventilatsiooni teemad, kusjuures need on üksteist tasakaalustavad. Kui meil on ülihea aurutõke, siis meil võib olla niiskustase ruumis kõrgem. Aga ülikõrget niiskustasest me saame ventilatsiooniga alandada, siis me võib-olla ei pea aurutõkkele nii palju tähelepanu pöörama, ehk need on tasakaalustavad. Et kui me ühte pingutame rohkem, siis meil on võimalik teist lihtsamini teha ja vastupidi. Kuigi pigem tuleks mõlemad hoolikalt lahendada. Kvaliteetsed tehnosüsteemid, siin ma olen toonudki arusaadava märkusena, et veelekete vältimine näiteks, et eelistatult teha torud niimoodi, et kõik liitekohad on nähtavad, näiteks iga toru algabki tehnoruumist ja lõpeb kraanikausi all ja vahepeal liiteid ei ole, või siis teha need liited kvaliteetsete ja vastupidavate materjalidega. Ja kui me eelnevad punktid oleme läbi mõelnud, siis meil on võimalik tagada nii värske õhk ruumis, mida me kaasajal ikkagi loodame, ja seda mitte akna kaudu tuulutades. Siis me saame omale kuiva õhu ja müra ja kõik muud probleemid ka, tolmu. Ja teine teema on, et me väldime sellega hallitusi ja seeni. Hallitused on ka kivimajade probleem, et kui meil on seal niiskustase kõrge, siis hallitus on peaaegu paratamatu. Nii, ruumide planeeringu valikud. Jah, te võite mõelda, ma olen insener, mis ma siin arhitektuursetes küsimustes räägin. Ikka mul on oma arvamus, sest pigem need on insener-tehnilised küsimused ja arhitekt ja insener peaksid koostööd tegema. Planeeringu eelistusi üldjuhul esitab tellija. Ma soovitasingi teha teile eskiisi ja sealt siis edasi minna arhitekti juurde, normaalne. Siis arhitekt vormistab selle, aga kas ta peaks ainult vormistama, võib-olla ta peaks natukene kaasa rääkima ja suunama, et tellija ei ole alati spetsialist. Ja meelevaldne üldistus ongi, et sageli kumbki ei pööragi nendele tähelepanu tehnilises kontekstis, et need ka reaalsuses mugavad ja energiasäästlikud oleks, need planeeringu valikud, ma mõtlen. Igaüks meist teab, et magamistoas me oleme kolmandik elust, üldiselt pimedal ajal. Aken võiks ju olla, see on normaalne, eluruumides nõutaksegi, eelkõige sellepärast, et see aken oleks avatav, et sealt saaks vajadusel värsket õhku, eriti suvel, kui on palav. Aga selle suurus, ma ei tea, ma seda prioriteediks ei seaks, sest öösel ju valgus sealt ei tule, sealt tuleb külma öösel. Ja päeval me seal ei ole, tavaliselt vähemalt. Ja ma väidan, et ebamõistlikult suur aken on ebamugav, sest päeval see kütab meil soojal perioodil ruumi ülesse. Ma olen enda maja teinud väga soojapidavaks ja kui meil see on see rohe eesmärk ka, siis praegu märtsis
on see juba probleem, või tähendab, märts sai läbi, aga märtsis lõpu teine pool oli juba probleem, et aknast tulevad soojust on liiga palju. Aga me liigume mai, juuni, juuli, august, september. Kas me peame üle poole aasta kannatama ebamugavat kuumust või paigaldama kindlasti jahutussüsteemi? Ma arvan, et ei pea. Ehk mõistliku suurusega aknad vähendavad ruumide ülekuumenemist ja väldivad jahutuse vajadust. See ongi energiasääst. Meil ei olegi vaja ei investeeringut jahutussüsteemidesse ega energiat selle käigus hoidmiseks. Ja meil on mugav see juures. Ja akende asetust ja suurust tasub vaadata ka ilmakaarte kontekstis. Olen pannud siia ilmakaarte diagrammi paremale, et selles kontekstis kaasa mõelda. Aga kõigepealt minu hinnangul päevavalguse vajadus ruumides. Ilmselgelt elutoas ja verandas võiks seda päevavalgust ikkagi palju olla, et seal me reaalselt ju päeval viibime ja tahamegi, et seal oleks rohkelt päevavalgust. Aga ma olen pannud keskmisesse tulpa sellised ruumid nagu köök, magamistuba, kontor ja esik. Jah, nendes ruumides aken võiks ju olla, valgust loomulikku tulla, aga see ei peaks ju olema suur, sest see võib tekitada probleeme. Näiteks kontori kohta ma olen kirjutanud endale sellise märkuse, et kontoris võiks päike paista lääne, põhja kuni kirde suunalt. Ehk siis me väldime seda hommikupäikest, kui meil on ju tööpäeva aeg, sest meil on raske ju päikese käes nii lugeda kui arvuti ees olla, kui me just akent kinni ei kata, aga mis mõte sellel aknal siis on? Ehk me peaks kontori paigutama sobivasse ilmakaarde. Siis näiteks magamistuba võiks olla põhi-ida-kagu, et pigem just olekski, kas sinna päikest üldse otseselt sisse ei paista või on hommikupäike. Ehk meil õhtul ei oleks üle kõetud liiga kuuma tuba, sest teatavasti jahedas on parem magada. Et kui õhtu päike sinna sisse paistab, siis meil on ööseks palav ja me peamegi akna kaudu hakkama siis jälle seda mõistlikku temperatuuri endale looma. Köök, see on selline koht, kus sageli on kohtvalgusteid nagunii ja võib-olla me ei peaks seal üldse ülearu palju viibima. Ei tahagi võib-olla. Ja minu arvates pole hädavajalik aken tehnoruumis, katlaruumis, see võib täiesti akendeta pime ruum olla, maja keskel on eriti hea, sest teatavasti tehnoruum on kõige soojem ruum, sealt lekib sooja siis ümbritsevatesse ruumidesse, mitte õue. Duširuum, WC, need on väiksed ruumid, kus me käime harva ja lepime ka tehnovalgusega. Garderoob ladu, seal samuti oleme harva ja pigem ladu või garderoob võikski olla ilma päiksevalguseta, kuna teatavasti päike pleegitab riideid, raamatuid, kõike muud. Seal võikski pimedus olla. Koridor, trepihall, lepime ka. Ehk see on selline mõtteaine. Nii. Aga nüüd lähme planeeringust ehk siis võõrast valdkonnast välja. Vaatame vana ja uut koos ja minu arvates on parim lahendus nii konstruktiivselt kui lahendustelt vana ja uue koos kasutamine, ehk siis ühte saab teisest eemaldada. Nii, teine mõte on see, et vanade ja uute konstruktsioonide materjalid on erineva niiskustaluvusega. Näiteks vanad palgid taluvad perioodilist niiskust, aga samas uus mineraalviil soojustus ei talu, see läheb kohe allitama. Puidul on peamine, et lihtsalt aeg-ajalt välja ka kuivab. Liitekohad peavad olema läbimõeldud, näiteks, et uue vanamaterjali pragu mitte täita silikooniga, nagu siin alumisel pildil, vaid pigem liistuga, siis seda pragu pärast ei teki. Siis, mis on vana ja mis on uus? Kas savi on vana või uus materjal? Või pilliroog? Kui me võtame uue pilliroo ja paigaldame, et kas see on uus materjal või vana? Klaasvill, seda on ka kahte tüüpi. Palkseina asendamine kergplokkidega, tehniliselt võib see ju võimalik olla, aga liikumise praod, soojusjuhtivus, liitekohad, külmakindlus ja nii edasi on probleeme. Ja ajaloolise hoone enda väärtus. Mina olen selle poolt, et seda võib nii eksponeerida, kui ka siis uuendada, kui see vana seisukord on halb.
samas vana eksponeerimine sageli ei ole mitte, mul oli siin varem termin muinsuskaitse, vaid see mood. Näiteks vanade palkseinte esiletoomine, need oli sageli krohvitud või muud moodi viimistletud. Ja ei tohiks nõuda stilistilist tervikut, et meil uus ja vana peab olema täpselt samas stiilis. Ei pea, need võivadki erinevad olla. Ja minu arvates reegel on see, et reegleid ei ole vanas majas. Ehk siis kõik otsused lähtuvad ikkagi konkreetsest majast. Ja ei saa isegi vaadata kahte kõrvuti olevat maja. Et ühele võivad sobida ühed lahendused, aga mingi nüanss on teisel teistsugune ja sinna need enam ei sobi, tuleb kasutada teisi lahendusi. Ja väga kiirelt siis uuendamise põhimõtted, jah, mul on aeg otsas, ma tean. Tehnosüsteemide projektid peavad olema läbimõeldud ja analüüsitud juba ehituse algfaasis, vältida näiteks elektrikilbi ja kaablite paigaldamist välisfassaadile, sest need ei sobi vanahoonega. Soojuspumba välisosa panna maapinnale eraldi alusele, mitte fassaadile, see on tehniline ja visuaalne küsimus. Eelistada hoone või korteripõhist soojustagastusega ventilatsiooni, mugavuse küsimus, süveneda ise küttesüsteemi ja ventilatsiooni automaatikasse ja reguleerida see vastavalt enda eelistustele. Pole oluline, mis see paigaldaja arvab, meie elame ju seal hoones. Eelistada töökindlaid kaabliga nõrkvoolusüsteeme, igasugused võrguühendused. Ja seda on vaja juba läbi mõelda algfaasis. Ja kaabeldus eelistatult, siis süvistatult, aga miks mitte ka puitseina peal, meil on kaasaegsed ilusad lahendused selleks vägagi olemas. Tehnosüsteemide nimekirja ma jätan vahele, neid on palju, nagu näete, ja see oligi eesmärk esile tuua, ja on normaalne, et me asendame need kõik, kui me vanasse majja läheme. Ja öelda, et me ei tohi vanas majas midagi teha, on täitsa absurdne ju. Kiire näide, ei tasu keerulist objekti teha, sest seal on ka keerulised probleemid, lekked ja muu. Siin on samasugune näide ja mul kestaks siit üle minna kokkuvõtte peale. Et linnades on krundid tihedalt ja sageli piiril on vaja omavalitsusega ja naabriga koostööd. Ideaalne soojustamine eeldab terviklikku renoveerimist, mis on kallis, pigem vahele jätta. Ruume sobivalt paigutades on võimalik tagada nii loomulik valgus ja vältida tänavamüra. Tehnosüsteemide uuendamine on hädavajalik ja perioodiline tegevus. Põõningu väljaehitus on riskantne, kuna meil katusaknad on veelekke risk ja lekkeid on raskem märgata, kui need katusest läbi tulevad. Parim tulemus on ikkagi detailse ja eripärasid arvestava joonise alusel. Ja siis on omaniku soovid, maksumus ja eelkõige on eesmärk, et hoonet kasutatakse. Ja, aitäh! Üllar, ja kuivõrd ilmselgelt jutt jääb pooleli, siis mõtlesime siin koos, et Üllar tuleb ka vestlusringi, nii et kui teil on küsimusi siis sellel teemal, siis saate Üllarilt rahulikult küsida. Aitäh sulle praegu! Ja järgmisena kutsuksin ette Paide säästva renoveerimise keskusest Rainer Eidemilleri, kes ongi just täpselt see nii-öelda tagasi tuleviku mees. Ehk siis inimene, kes on siis arendanud ringmajandussüsteeme enne seda, kui need üldse see sõnagi välja mõeldi, hoidnud seda töös, tunneb kogu nii-öelda süsteemi ja kogukonda. Aga võib-olla siis oskad isegi paremini rääkida, mida sa teed. Siit ma leian esitluse, jah. Nii, tere ka minu poolt. Mihkel liialdas kõvasti, et mingi avastaja ega leiutaja selles valdkonnas. Aga jah, et tahaksin rääkida ringmajandusest ehitusvaldkonnas ja rääkida sellest siis sellise mittetulundusühingu või ütleme kodanikualgatuse pilgu läbi, et neid võimalusi on ju veel teisigi.
aga mul on lihtsalt sellealane kogemus ja see seostub Paidega, Paide sellise mittetulundusühinguga nagu Säästva renoveerimise infokeskus. Ja ma kõigepealt võib-olla natukene räägin, mis on nii-öelda see meie lugu, ehk hetkel me oleme tegelikult sellises olukorras, kus me saame rääkida asjadest, mida me tegime ja mida me kavatseme jätkata, miks me praeguseks pausi peal nagu oleme, aga ühtlasi see on ka siis selline võimalus olnud asjade üle järele mõelda. Nii, ma vaatan, kus see pult töötab vist mitte. No kõigepealt tegelikult meie MTÜ asutati 2006. aastal juba ja seal oli 3 osapoolt. Ühendus Weissenstein oli kohalik Paide, mittetulundusühing, täiesti selline kodanikualgatuse korras loodud ja see oli ka põhiinitsiaator ka Paides RIK-i loomisel, siis oli veel Muinsuskaitse Selts ja ka Paide linn osales selles. Aga tegelikult oli see selline puhtalt kodanikualgatuslik asi, kuhu avalik võim pigem kaasati, mitte ei toimunud siis avaliku võimu poolt inimeste kaasamist. Ja eeskujuks oli meil Tallinnas tegutsenud Säästva renoveerimise infokeskus ja noh, ütleme see formaat, mida tehti Tallinnas, seda tegime ka meie, et see ehitusmaterjali ringmajanduse pool oli ainult üks osa sellest, et kõik muud asjad tegevustena, ütleme koolitused, majaomanike nõustamine ja sellise väikse ehitusmaterjali poe pidamine, kuni lõpuks läks väga laialt igasuguste kogukondlike tegevusteni. Kontserdite, kunstigalerii, oma ajalehe, isegi oma rahani välja. Aga sellest kõigest ma praegu ei räägi. Et meie asukoht Paides oli siis Tallinna tänav 9 ja 11, kus me tegutsesime 2007. aastast kuni 2018. aastani, see oli linnale kuuluv tühi hoone, või jäi tühjaks ja me oleme alati siis nagu seda esile tõstnud sellise näitena, et igal omavalitsusel on tühja hooneid, mida saab anda mõne seltskonna kasutusse, ilma et see väga palju linnalt selle jaoks nõuaks. Me pidime sealt välja kolima aastal 2019, kuna selle majaga tekkisid teised plaanid, hetkel on see Järvamaa muuseumi laiendus ja uut hoonet meil ei olnud, kuhu minna, ega ka võimalusi uue hoone kas siis soetamiseks või renoveerimiseks. Ja me leidsime vanalinnas ühe ajutise vanamaterjali ladustamiskoha, suurem osa vanamaterjalist me küll müüsime maha ja osalt andsime ära, aga mõne säilitasime, vanalinna majas üritada 32-34 ja ainukene asi, mis siis meie vanast kohast üle läks, oli kohvik, vaba kohvik, erapinnal ja see tegelikult on muutunud ka siis selliseks Säästva renoveerimise infokeskuse ajutiseks selliseks pesaks, et seal toimuvad aeg-ajalt koolitused, infopäevad, üldse see seltskond käib seal koos. Aga tulevikuplaanidest rääkides siis me oleme ka osalised selles samas algust tutvustatud programmis, nii-öelda Norra programmis, saime toetuse ja 2023. aasta sügiseks peaks siis saama tänu sellele toetusele renoveeritud Tallinna tänav 13 maja, mis on täpselt meie endise hoone kõrval. Et seekord siis veidi ettenägelikumalt tegime 50 aastaks hoonestusõiguse sinna peale, et me ei peaks sealt lähiajal lahkuma. Ja eesmärgiks on, et ka see kujuneb kogukonnakeskuseks. Kõiki asja me ei saa sinna kaasa võtta, seal ei ole ruumi. Meil oli varem puidutöökoda, seda ei saa me kaasa võtta ja meil oli vana materjali ladu. Seda me ei saa kaasa võtta, et nendega me nüüd tegeleme, et kuidas need uuesti taas käivitada. Aga et kogu selle asja juures tahakski sellel ringmajandusel peatuda, õigemini ühel aspektil sellest, et tegelikult võiks ju siin 3 aspekti välja tuua, üks on traditsioon, sest traditsiooniliselt on alati ehitatud niimoodi, et toimub ka taaskasutus. Kui te vaatate ükskõik milliseid vanu hooneid, siis väga paljude puhul on näha, et need on, näiteks seinapalgid on kuskilt mingist varasemast hoonest üle toodud, kõigest muust rääkimata. Ühest küljest on siis selline traditsioon, teisest küljest ka meie selline tänapäevane hoiak miljööväärtusi hoida, et see kõik on selline nagu valikute küsimus, et me tahame, me oleme otsustanud, et need on väärtused, tahame säilitada. Ja sellele on siis kaasajal liitunud keskkonnahoid,
kliimaga seotud, mille puhul tegelikult enam ei saa rääkida valikust, see on muutunud vajaduseks, peame sellega tegelema. Ja loomulikult kasvab sellest välja kindlasti omaette majandusharu, tulevikus aina kasvav majandusharu, aga just sellele keskkonna hoiule praegu tahaks rohkem keskenduda, mis ei ole enam valik, vaid on pigem vajadus. Et kõik need protsendid, mis ma siin näitan, need on mingisugused suurusärgud, need eri allikates kõiguvad siia-sinna, eri riikides, sõltuvalt majandusharudest, majandusolukorrast, kõigest muust, on need suhteliselt erinevad, aga laias laastus võib rääkida sellest, et ehitustööstus igal aastal tarbib umbes 36% maailma energiavajadusest ja emiteerib umbes 40% kasvuhoonegaasidest, Eestis on räägitud 50%-st, Euroopas ka veidi kõrgematest numbritest. See on märkimisväärselt palju, mis tegelikult ehitussektorile langeb. Ja võib ka öelda, et võrreldes teiste sektoritega on tegelikult ehitussektor kõige suurem energiatarbija ja kasvuhoonegaaside emiteerija, kui me paneksime kõrvuti need erinevad sektorid ja võrdleksime seda, mitte siis nagu tervikut ja ainult ehitussektorit. Ja ehitussektor on kahtlemata seejuures kasvava mõjuga, sest see on kasvav sektor, rahvast tuleb juurde, neile tuleb rohkem hooneid ehitada, linnastumine kasvab, üleüldse meie hoiak, nagu varem oli ka juttu, mille juures me tahame alati mitte vana kasutusse võtta, vaid alati tundub kuidagi mõnusam midagi uut ehitada. Ja üks selline ennustus on siis olnud, et järgmise 40 aasta jooksul ehitatakse eeldavasti 200 miljardit ruutmeetrit, mis tähendab iga nädal umbes ühte Pariisi globaalselt vaadates. See on tohutu ehitusmaht, et muidugi oleks väga tore, kui me saaksime iga nädal ühe Pariisi, aga kahjuks me ei saa Pariisi, eks ole, me saame midagi muud tõenäoliselt, aga ehitusmahu mõttes on see väga suur mõju. Jällegi mingid protsendid materjalide kohta, et kes või mis siis on süüdi kõiges selles, siit vist ei ole väga hästi näha, aga ehitusmaterjalide tootmisel tekivad kasvuhoonegaasid, nende osatähtsus, näha tsemendi puhul on see kolmandik, 30,3%, terase puhul peaaegu 20%. Aga kui me vaadata siin teisi näitajaid, kas või lubja puhul see 8%, siis me teame, et üks on tootmine, teine on see, mis lubja kasutamisel toimub, sellesama CO2 sidumine, mis seda kõike ju nii-öelda neutraliseerib, puidu puhul, kus on taaskasutus suurem ja nii edasi, et need numbrid ei ole absoluutsed, et ma isegi ütleksin, et need numbrid on pigem traditsiooniliste ja looduslike ehitusmaterjalide kasuks, kui neid hakata rohkem veel lahkama. See tegelikult näitab, et kõige suuremat mõju keskkonnale tegelikult avaldab betoon ja teras, ehk siis just see tänapäevane ehitus. Ja see ei ole ju ainult ehitussektori materjal, see on ka muudes infrastruktuurides, teedeehitusel, igal pool mujal kasutatav materjal, mis ka on kasvav sektor. Et selle mõju, kui me siin nagu midagi ümber ei mõtesta, saab jätkuvalt olema suur ja aina suurem keskkonnale. Ja see ongi vaja aru saada, et probleem ei ole mitte ehitamises kui tegevuses, probleem ei ole selles, et me ehitame, et me oskame ehitada ja tahame ehitada, vaid probleem on selles, et mida me kasutame ehitamisel ehitusmaterjalidena, kuivõrd palju need materjalid on taaskasutatavad ja mis me nendega hiljem peale hakkama. Et hetkel me tegeleme tegelikult, kui siin vaadata 3 sellist energiakadu valdkonda, siis me tegeleme peamiselt selle keskmisega, kasutusenergiaga. Kütmine, jahutamine, valgushooldus, remont, me mõtleme, et kuidas sooja majas kinni hoida maksimaalselt. Ja väga tore, eks seal tekivad igasugused muud probleemid ka, sest et selle jaoks kasutatavad ehitusmaterjalid omakorda, nende tootmine koormab keskkonda palju ja nii edasi. Aga kui me paneksime siia kõrvale nii-öelda primaarenergia, et mis nende ehitusmaterjalide tootmisel juhtub, mis juhtub transpordil ja ehitamise ajal, siis tegelikult me näeksime, et selle osatähtsus on kõige suurem. Peaksime peamiselt sellega tegelema. Et üks asi on tõesti see tohutu kaasaegsete materjalide kasvuhoonegaaside emissioon tootmise ajal, mis ei ole võrreldavgi sellega, mida me kokku hoiame nii-öelda kasutusenergia puhul, me võime
nii-öelda targa maja ehitada ja kõiki neid numbreid näidata väga keskkonnasõbralikena, mis seal tekivad selle maja kasutusel, aga kui me paneksime sinna kõrvale kõik need numbrid, mis nende materjalide tootmisel keskkonda kahjustavad, siis need oleks oluliselt suuremad, et selles mõttes oleme täiesti tasakaalust väljas. Teine on järeltöötlusenergia, et mida me pihta hakkame sellise hoonega, kui see on nendest materjalidest ehitatud, kas me selle esiteks, kui energiakulukas on selle lammutamine, teiseks, mida me peale hakkame nende materjalidega, mida lammutamisel on kasutatud, kas need on võimalik taaskasutada, kas nende puhul jäätmekäitus on kuidagi eriliselt kulukas ja keskkonda reostav ja nii edasi. Kui me vaatame traditsioonilisi materjale, kui räägime savimajast, siis see lihtsalt laguneb, kukub kokku, seal on üks mullaküngas ja ei ole mingit probleemi, eks ole, keskkonnale ega ka rahakotile. No see on selline üks äärmus, aga üldiselt kipub see nii olema, et see on väga keskkonda koormav tegevus ja ka kulukas tegevus, kui me seejuures ei mõtle selle peale, et kuidas need kaasaegsed materjalid meie keskkonnale mõju avaldavad. Mida me praegu siis teeme ja mida me ei tee, et nagu ma ütlesin, kasutusenergiaga tegeleme peamiselt, samas hinnatakse, et primaarenergia osatähtsus kogu aeg tõuseb pigem ehitamisel. Siin on mingisugused numbrid jälle, Inglismaal ennustatakse seda tõusu 30%-lt 95%-le lausa või 60%-le. Me ei võta peaaegu üldse arvesse, nagu ma ütlesin, seda primaarenergiat hoonete energiasäästu peale mõtlemisel ja nagu ma ütlesin, see järeltöötluse energia, et sellega me tegeleme vähe, me tegeleme jäätmemajandusega, aga mitte eriti palju sellega, et mis nendest materjalidest tulevikus kasulikku teha saaks, et see nagu meie jaoks kaotsi ei läheks. Meid toetab Euroopa nii-öelda jäätmepoliitika natukene, mis soosib aina rohkem jäätmete liigiti kogumist, ka ehitusjäätmete kogumist, see muutuks edaspidi üheks prioriteediks, ja ka jäätmetekke vältimist. Ja olemasolevad struktuurid on ju tegelikult hoo sisse saanud, meil on jäätmejaamad olemas, see on väga hea, see tähendab, et meil on olemas toimiv infrastruktuur, meil on olemas nii-öelda need jaamad, kuhu selliseid asju koguda, meil hakkab tekkima mõtteviis, et neid asju ei visata nii-öelda aia taha, et need ikkagi tuuakse kuskile kokku, et keskkonda hoida. Aga see materjal, mis sinna jõuab, ka ehitusmaterjal reeglina taaskasutuskõlblik ei ole. Ta on ära lõhutud või siis ta ei olegi disainitud selliseks või siis on üleüldse selline moraalne küsimus, et kas jäätmejaama jõudev materjal, kas selle taaskasutus üldse kõlab väärikalt. See on prügi, need on jäätmed, eks ole. Et see on see silt, mille jäätmejaam sellele materjalile külge paneb. Ja sellepärast on ringmajandusele mõtlemine loogiline, tegelikult meie suund on ju see, et jäätmemajandus peaks vähenema, meie eesmärk on 0 jäätmed ja vastavalt sellele ringmajandus peaks suurenema, ringmajandus peaks kasvav aru olema, et praegu meie ehitusseadustik ka toetab seda, vähemalt mainib taaskasutatud ehitustoodete kasutamist. Ma ei tea, kas mingid EU ISO-sid ja muid standardid siin mainida, mis ka liiguvad selles suunas, et ehitusmaterjalide disain võiks juba algusest peale olla selline, et neid saaks üldsegi taaskasutada. Aga ma arvan, et see, mida vaja on ringmajandusjaamad, ma ei tea, neid võib nimetada erineval moel, aga jäätmejaamade kõrvale ringmajandusjaamade loomine, mille miinus on see, et need on jällegi uued infrastruktuurid, eks ole, meil on jäätmejaamad juba olemas ja me peaksime sinna kõrvale midagi uut hakkama looma, see on suhteliselt energia- ja rahamahukas, aga mis see annaks? Kõigepealt annaks see meile kindlasti võidu väärtusküsimuses. Materjalid jõuavad ringmajandusjaama enne, kui nad muutuvad jäätmeteks, enne kui nad saavad nii-öelda selle sildi külge, et on väärtusetu prügi. See tegelikult aitab natukene mõtteviisist teha korrektuure. Et see ei ole nii-öelda äraviskamisele kuuluv prügi, vaid see ongi see materjal, mida tuleb taaskasutusse suunata ja ringmajandusjaam rõhutab seda. Ja jaama jõudes need materjalid võiksid olla ka kõlblikud taaskasutuseks, mitte nad ei ole juba ära lõhutud, näiteks aknad ja aknaraamid ei ole ära lõhutud, nad on võimalikult tervelt toodud. Ja eks see tooks ilmselt kaasa ka siis seal töötajate kompetentsi küsimuse, et nad on ka suutelised hindama, millised materjalid on tõesti taaskasutatavad ja millised mitte.
et üks näide siin lihtsalt, neid näiteid on palju, aga mina tean lihtsalt rääkida lähemalt Paides RIK-i sellisest tegevusest, vanamaterjali kogumisest. Tegelikult on ju Tallinnas RIK sellega tegelenud, säästvad ehituslahendused, Germo istub seal taga, on kogu aeg sellega tegelenud, et mujal maailmas olen käinud ka Trepsenis, Leipzigi lähedal vaatamas sellist väga suurt ladu, Vilnes, Soomes ja nii edasi. Need on kõik erinevad mudelid, mida teevad mittetulundusühingud, mida teevad äriühingud, aga meil on ta selline mittetulunduslikul põhjal olnud. Oli ladu, kuhu me kogusime ehituspalke, uksi-aknaid, katusekive, kõike muud, ja jõudumööda siis ka suunasime neid taaskasutusse. Mõnikord osteti neid sellisel kujul, nagu nad laos olid, mõnikord siis ka telliti restaureerimist, aga mõningal juhul me kasutasime ise nii-öelda oma keskuse taastamisel ja ülesehitamisel, mida me tegime praktiliselt nulleelarvega. Kasutasime neid samu materjale, et üldse midagi saaks tehtud. Aga lisaks sellele ka koolitused, mis ongi selle asja juures oluline, et ei piisa lihtsalt sellest, kui on olemas nii-öelda see infrastruktuur, see mehhanism, kuidas koguda ja kuhu koguda, sellega peab kaasnema teadlikkus, oskus selle materjaliga midagi uuesti peale hakata. Ja neid koolitusi tegime ka meie, need olid erinevad, 1-2-päevased, 10-päevased, olid ka 50-päevased tsüklid, valikained gümnaasiumitele, kutsekoolidele. Ja siin on lihtsalt erinevate koolituste erinevaid pilte, uste akende, mööbli, krohvide ja värvide. Ja üks oluline asi oli ka, et me proovisime ikkagi seda vana materjali ka dokumenteerida, et iga asi, mis kohale jõudis, selle kohta oleks mingi selline akt koostatud, et kust ta pärit on, millisest hoonest, mis seisukorras ta on, veidi selle kirjeldus, kui teda oli restaureeritud, siis ka selle kirjeldus. Sest inimestele, kes seda taaskasutusust näiteks või akent või midagi muud soovisid osta, oma koju panna, neil oli tihti see lugu ka hästi tähtis, kust see pärit on, et see väärtus tulenes nagu tihti sellest. Ja ka lihtsalt endal ülevaate saamiseks, et mis meil olemas on. Ja kui need on nii-öelda ühe numeratsiooni või nii-öelda nomenklatuuri järgi sätitud, uksele vastab mingi kindel number, näiteks 2-poolsel uksele, et siis vähemalt, kui see toimub nagu erinevatel ladudel samamoodi nagu ühe põhimõtte järgi, siis on selline üks andmebaas ja klientidel kergem leida neid huvitavaid asju. Ja koolidest, et praegu me oleme tegelenud siis säästurenoveerimise valikainega Paide gümnaasiumis. Meil ei ole hetkel praegu enam seda kohta, kus ladu pidada, aga läbirääkimised käivad, et loodame, et see saab edaspidi jälle taastatud. Ja siis oleme ka koostanud ühe sellise mõnekümne leheküljelise ettepaneku Järvamaa omavalitsustele, kuidas siis 3 omavalitsust ühiselt tegelikult võiksid ühe sellise ringmajandusjaama Järvamaal üles panna. Et kui nüüd jõudagi kokkuvõttes nende põhisõnumitele, siis ma arvan, et need erinevad väärtused, miljööväärtused, keskkonnahoid ja majandusmudel, need tuleks kokku liita, saame siis sellisel juhul paremini aru, et see ei ole enam valiku küsimus, see on vajaduste küsimus. Ma arvan, et otstarbekas oleks eraldi ringmajandusjaamade rajamisega tegeleda, mis võiksid küll logistiliselt äkki jäätmejaamadega seotud olla. Rahastusmudeli puhul ma arvan, et siin kehtib samamoodi see saastaja maksab printsiip, et see ei pea hetkel olema majanduslikult tasuv äriprojekt, sest me kõik oleme vastutavad selle eest, et me oleme selle olukorra tekitanud keskkonnale. Et nii nagu me maksame prügi eest ja maksame paljude muude keskkonnaalaste kulutuste eest saastaja maksab printsiibi põhjal, ma arvan, et ühiskond peaks kandma ka seda kulutust ühiselt, mis näiteks muu hulgas võiks puudutada ka omavalitsusi ja riiki. Praegu tegeletakse aktiivselt jäätmejaamadega, aga see ringmajandus on sama asi, lihtsalt selle sama asja nagu teine ots, loogiline jätk, millega sama aktiivselt, ma arvan, nii omavalitsused kui riik tegelema peaksid. Lihtsalt selline tehniline asi, et ka näiteks KIK-i voorudes võiks olla investeeringu toetused võimalikud mitte ainult jäätmemajanduses, vaid ka ringmajanduses. Et ringmajandus ei ole ainult konteinerite ostmine, plakatite tegemine ja teabepäevade tegemine, et seal on ka vaja teha tõsiseid investeeringuid, et selline võimekus tekiks.
ja siis meeles peab pidama, et see on pikk perspektiiv. Me ei saavuta tulemusi siin mõne aastaga, et neid saaks kuidagi mõõta. See on väga pika perspektiiviga, nagu kõik need kliima- ja keskkonnaalased tegevused üldiselt. Ja eraldi selle kõige kõrval võiks rääkida kogukonna panusest. See on natukene teine ja pikem teema, aga meil omal on selline väike kogemus ja lihtsalt paari asja mainides, et vana materjali lao puhul üks selline vahepealne kompromisslahendus on see, et kuni meil seda ei ole, siis me püüame seda nii-öelda pihustada vanalinna, et leida üles inimesed, vanalinna maja omanikud, kes on nõus kaasa lööma. Võib-olla ta on nõus 2-3 ust oma kuuris hoidma ja osaleda nende kogumisel ja pakkumisel ja keegi teine veel midagi. Et saab ka niimoodi, vähemalt mõnda aega. Nii, aga mul sai aeg nüüd läbi ja aitäh!